Nii ja tervist jälle kõigile, kes on sattunud vaatama Ivo järjekordset videot. Täna siis on suveks vormi 4. osa vist peaks olema ja täna räägin toitumisest, nagu eelmine kord lubasin. Minu ühe päeva toit on kõik siin laiali laotatud ja siis on niimoodi, et hommikusöögist hakkame siit pihta. Siin on lõuna, siin on enne trenni kuskil tund-poolteist, see on peale trenni ja see on siis täitsa õhtu. Nii. Ja ühesõnaga jah, et ma pean selle video kokku lõikama, vabandan, et toas käib lastel siuke hullem sõda, et siuksed õisked ja mingid asjad lendavad ja aknad visataks sisse ja ilmselt keegi saab surma päeva lõpuks ka. Aga ei ole hullu midagi, et saame hakkama. Nii, hakkan hommikusöögiga pihta. Söön 100 grammi umbes kreipi ja siis tavalist putru. Siin on seest muna, tuunikala ja kaerahelbed ja maitseained. Ja mulle niimoodi ta enam-vähem meeldib, täitsa hea on. Praegu on näiteks pühapäev, nädalavahetus, siis ma tegin endale ilma tuunikalata, tegin 4 muna ja siis kaerahelbed, tegin omleti ja siis ma panin siia magustajad sisse ja kaneeli, et see tuleb siuke mõnus hea laks kohvi kõrvale. Ivo saab vahepeal magusat ka, et küll on hea, ma ootangi, kuna ma saan video sisse filmida, siis ma saan süüa. Nii, aga ma ei hakka mingeid kaloreid siia panema, ma lihtsalt ütlengi ära, et näiteks 100 grammi kaerahelbeid, 4 muna ja mingi 90 grammi tuunikala ja tõesti, mul ei ole mõtet panna neid siia, sest et kui inimestel on huvi, nad suudavad minna kuradi Google'isse ja 5 minutiga välja uurida, kui palju kaloreid, valku ja kõike on ju kaerahelbes või munas, et see asi on lihtsalt nii kergeks tehtud tänapäeval, et mul ei ole vaeva näha inimesi kotis ja nagunii ja keegi ei hakka nagunii sööma nagu Ivo näiteks, et tuunikala ja fucking kuradi muna kaerahelbega segamine keedab selle pudruks, on ju, see on ju rõve teiste jaoks, aga mulle maitseb. Vot ja nii ongi. Nii edasi lõunasöök ja enne trenni toidud mul on täpselt samasugused, sellepärast et ma olen räigelt laisk. Vot ja niimoodi on hästi lihtne valmistada ja mind see maitseelamusega mitte midagi ei koti nädala sees mul on selline working mode on ja mind ei huvita, kas see kohvi sees on koort või suhkurt või magustajat või kas siin need maitsed, kas siin on tatar või siin on mis iganes, et mind üldse ei huvita. Ja vahepeal on nii õhtuti, et ma võtan natuke endale Coca-Cola nulli, see tapab igasugu magusa isu ka ära ja nii ongi. Aga jätkan siis oma lõunasöögiga ja enne trenni, mis on täpselt sama asi, nii 100 grammi kana, 75 grammi riisi ja 75 grammi riisi. Vot, juurikaid 75 grammi. Proua teeb vahepeal, tema teab paremini mu gramme juba. Nii, 87 grammi riisi oli. 187. See on keedetud kaal. Sa segad mu video praegu tuimalt. Tead, et kaamera taga ei räägi inimesed, kaamera ees räägivad inimesed. Seleta. Kuiv kaal on siin. Ja, aga teine võtab võib-olla keedukaal päheselt. Kuiv kaal riisil, okei. Väga hea, et mainisid. Aitäh sulle. Kuiv kaal riisil oli 75 grammi, keedetud kaal tuleb 187 grammi. On ju, see on meil välja kaalutud. Kuivast sellest kaalust siis ma arvutan kalorid, mis kedagi ei koti, ei saanud nagunii aru sellest. Ja juurikaid oli 75 siis. Nii, Ivo sain molli praegu tuimalt kaamera tšiki käest. Nii, peale trenni 2 viilu teraleiba, jassi teraleib. See oli mingi 60 mis iganes grammi, mul kuskil on kava, seal on kirjas. Siis siia peale läheb kanasinki 6 viilu ja 2 viilu juustu, 6 viilu kanasinki tegi mingi 60 grammi pluss 2 viilu seda juustu läheb juurde mingi, ma ei tea kui palju, igatahes natuke üle 100 grammi need 2 kokku
jälle kuskil kalorid on välja arvutatud, mul juba silma järgi käivad need asjad. Siia ma võtan veel ühe küüslaugu küüne, et ma saaks hästi haiseda ja mul tervis korras oleks, immuunsüsteem, kõik oleks hea ja siis ma panen rösterisse need leipsid ja siis hõõrun selle küüslaugu küüne siia sisse. Ja nagu vanad head pubiajad, kes on pubis käinud ja värki, küüslaugu leivad ja nii ta läks ja mitu õlut peale ja mäller ja hommikul ärkadele ei tea kus ja aga las see olla. Need ajad on möödas, Ivo käib nüüd ainult spordiklubis ja olen tubli ja küüslauku, mis jääb üle, panin siia salati sisse endale. Nii, salati sees hakkame siis, see on õhtusöök, see on enne magama minekut, mina tahan kõhu nagu võimalikult hästi täis süüa ja et nagu ööga tühjaks ei läheks see kõht, et see häirib mul reegelt und, et kui ma peaks sööma mingi väikse, mingi leivakese või junni kõredi, et mina nii ei saa. Ühesõnaga jah, ei tule siin midagi. Siin salati sees on 2 tervet muna, mis teeb umbes 100 grammi peaks tegema. Siis on 100 kuni 150 grammi tomatit. Siin on nii vähe kaloreid, mind see ei koti. Kui see sinna kuskile vahele jääb, ma lihtsalt lõigun tuimalt 2 tomatit siia sisse ja vaatan, palju kaalu on. See nagu väga seda kaalulangust pole mõjutanud. Toas jätkuvalt käib sõda. Ja siis siia läheb kurki ka kuskil 100-150 grammi kuskil niimoodi, vahepeal läheb vähem, kurk saab otsa, Ivo pole poes käinud, naisele ka autot ei anna, kitsi mees on räigelt, aga see selleks. Ja siis siin on kodujuustu 200 grammi, täitsa tavaline kodujuust, ei ole mingi no fat, mambo jumbo, oskab lennata mingi Red Bulliga või mingi, et läheb jah täitsa tavaline kodujuust mul siia ja ostangi seda, mis on soodushinnaga, nii et mind ei koti ka see, et ühes on 1 gramm rasva rohkem ja teises on pool grammi süsivisikut ja ei pea mingi ulme firma värk olema, et nii ongi. Ja põhimõtteliselt see ongi siis minu kogu päev. Mul on üks toitumisvideo vist vana ka, et mida ma söön kuskil, kunagi ammu tegin. Nagu vist näha on, et ega väga midagi muutunud ei ole. Suht samamoodi panen ikka edasi. Ja mis ma siin ikka lõpetuseks oskan öelda, et hoiangi enam-vähem need kalorid endal seal 2500 peal, siin on kuskil 2500 kalorit ja hommikul panen koort kohvi sisse, seda ma ei arvuta, mul on täiesti suva, vahepeal panen piima. Nii veel ei ole olnud, et mõlemad otsas oleks ja põhimõtteliselt see ongi kogu minu toitumine, et ma midagi tahtsin veel siia lisada oma targa või lolli peaga, et mingit infot, aga jah, et vist ei ole praegu meeles. Ja jah, sellest tahtsin rääkida, et nüüd aasta algusest, kui ma dieeditama hakkasin siin, siis oli niimoodi, et ma toitusin muidu samamoodi enam-vähem, aga nädalavahetustel sõin siis suvalt mingit näiteks siin kommi ja värki, see mul kavas ei ole. See ei ole mul kavas, see on proua ja teised pereliikmed, aga see on laua peal lihtsalt ja Ivo lihtsalt ei võta seda. Vot, ja täpselt sama jah, asi oli põhimõtteliselt, aga nädalavahetusel sõin mingit jura ja jõin õlut vahepeal ja jõin rummi ja nagu ikka, et elu tore oleks ja matad oma muresid seal nädalavahetuset, et Ivo inimene tiigilt väljas ei pea nagu mingi idioot elama, on ju, kõik joont mööda. Vot, ja siis, kui ma hakkasin nüüd kaalu langetama ikkagi tõsiselt, siis nädalavahetustel enam-vähem püsib mul sama see asi. Vahepeal ma teen tühjenduspäevasid, viimasel ajal ma olen pidanud tegema. Siis on lihtsalt niimoodi, et võtan ühe selle toidu korra ja tõstan kõrvale ja lihtsalt ei söö seda ja tulebki mingi 200-250 kalorit, ma ei teagi palju seal on, tuleb vähem, suren natuke, üks päev vibreerin ja terve nädalaga kukub ilusti kolinaga kuskil 0,7 kilo või isegi 1 kilo see kaal, et päris mõnus on nii vahepeal. Ja järgmine päev jätkan jälle täpselt samamoodi. Nädalavahetustel vahepeal on niimoodi, et see nädalavahetus proovin teha
šokolaadi, banaani, sõõrikuid, jah. Sellest tuleb ka video, kuidas mul need välja tulevad või ei tule. Ja siis ongi näiteks see, et ma arvutan selle kaloraaži enam-vähem peas välja, palju seal on. Võtan näiteks selle toidukorra, mis ma kõrvale panin ja selle toidukorra siit ja tõstan kõrvale ja panen südamerahuga neid proteiini siis sõõrikuid kuskil, ma ei tea, 300-400 grammi, siis palju sealt saab neid. Ja nii ongi. See toitumine ei ole nagu mingi ulmekeeruline, lihtsalt peab nagu oma kaloritel silma peal hoidma ja ikkagi liigutama edasi ja mingi aeg läheb see enesetunne ilmselt sitemaks ja energia hakkab otsa lõppema ja mida iganes kõik need probleemid siin on, kes on toitumist ja dieeti teinud ja vormi, need teavad, millest ma räägin. Kes ei ole, noh siis las ta olla, et see on siuke teistmoodi kogemus või. Ja see lõpupoole ei ole sugugi lihtne võib-olla enam, aga võt seda meile osadele fitnessi inimestele meeldib teha ja nii ta ongi. Et see ilus pilt on nagu siis see autasu selle eest, nii ilus kui ta lõpuks tuleb siis nii tõsiselt kui tööd tehakse on ju. Ja sellega ongi kõik toitumisest. Järgmises osas vaatame kunagi, kui ma teen jälle suveks vormi osa, vaatame kuidas mul vorm on, kuidas on mõjunud, kuidas kaal on alla läinud, mis on juhtunud, mis tagasilööke on olnud. Ja nii ongi, aitäh, et vaatasite järjekordset Ivo videot, kuskil on subscribe'i nuppu ja teeme siis kõik suveks vormi ja nii ongi, tšau!